Lugupeetud saalis viibijad, suur tänu kõigepealt konverentsi korraldajatele, väga suur rõõm on näha, et niivõrd palju inimesi on tõesti saali tulnud, et tervise edendamine, tervislik elukeskkond ja selle koos loomine on niivõrd oluline teema. Et tervis on kahtlemata koos ajaga võib-olla teine selline väärtus ja aare, mida me hindame reeglina alati siis, kui see hakkab ära kaduma või see hakkab langema või vähenema. Ja samal ajal need kaks on ka sellised, mida on kõige raskem taastada, et kui me räägime rahast või tööst või millest muust, siis seda kõike on lihtsam elus teha, kui juba käest antud tervist või möödunud aega kuidagi moodi tagasi pöörata. Et meile kõigile on oluline, ma arvan, enda tervis, oma lähedaste tervis, Sotsiaalministeeriumile ja minule sotsiaalministrile loomulikult on oluline kõigi Eesti inimeste tervis, kõigi teie tervis, on need inimesed siis Põlvamaal, Kõpu poolsaarel, Narva linnas, Tallinnas, Tartus, et nende teemadega tegelema peab, ma arvan, nii riigi tasandil, kohaliku omavalitsuse tasandil, aga ka iga inimese enda tasandil. Sest Eesti riigi ja meie inimeste tuleviku ja heaolu määrab just inimeste tervis, tervelt elatud eluea tõus võrreldes keskmise elueaga. Tervise tagab ühtlasi ka inimeste töövõime, inimeste võimekuse elada täisväärtuslikku elu ja seda ka nautida, mitte ainult tööl käia ja arsti juures käia. Et kindlasti soovin nende teemades seista nii ministrina kui inimesena järgnevatel aastatel ja edaspidi. Et tugev tervisesüsteem, terviseriskide ja kahjude vähendamine, nõustamisteenuste arendamine, esmatasandi tugevdamine, kvaliteetsete ohutute tervishoiuteenuste kättesaadavus, teenuste omavaheline integreerimine, et need on mõned märksõnad, mis on olulised tervisemurede korral, aga ka võimalikult hea terviseseisundi säilitamiseks ehk just sellise ennetustegevuse tagamiseks ja inimeste teadlikkuse tõstmiseks. Et ma arvan, viimasele peaksime tulevikus just rohkem tähelepanu pöörama ja mitte ainult siis tervisesüsteeme teenuseid arendades, vaid just ka sellist elukeskkonda kujundades, nagu tänane konverentsi teemaga on. Et on see siis tegelikult elukeskkond laiemas mõttes, ka töökeskkond, kodune keskkond, nagu siin viidati, digitaalne keskkond või on see meie füüsiline keskkond, liiklusohutus, koduohutus, mis on eraldi teema. Nii et seda kõigi neile sektoritele tulebki rohkem tähelepanu pöörata. Et mulle meenub, mul oli hiljuti kohtunud Päästeameti juhiga ja ta tõi välja, et Eestis on 80 000 registreeritud kukkumist igal aastal ja 18 000 neist on lapsed. Ja need ei ole mitte kukkumised, kus keegi kriimustab kätt, vaid need on reaalsed traumad, et on see siis keegi vaiba taha komistamine, on see libisemine, on see muu õnnetus, et kust kutsutakse välja kas Päästeamet või kiirabi. Et 80 000 on ikkagi väga ehmatav number ja väga suur osa neist juhtuvad just koduses keskkonnas, nii et selline elukeskkonna tervislikumaks muutmine, ohutumaks muutmine on see tõesti teema, millega ei saa ainult tegeleda Sotsiaalministeerium või ainult üks ministeerium, vaid kogu ühiskond tervikuna, nii riik, avalik sektor kui erasektor ja kodanikuühiskond. Et ma arvan, see oskus oma terviseseisundit mõista ja tervist hoida sõltub paljuski meie teadmistest ja teadlikkusest, et kui palju, millal näiteks päevas süüa, kuidas ära hoida ülekaalu, kui palju liikuda, kuidas liikuda, milline sport on tegelikult meile sobilik, milline on tervislik, kust maalt läheb see piir ületreenimise ja võib-olla siis vähese liigutamise vahel. Just sellise järjepidevuse ja stabiilsuse mõttes on see oluline, et hoida lihased toonuses, luustik korras, vähendada vaimset pinget, stressi, sest vaimse tervise mured on veel eraldi suur teema, millega ka Eestis kiputakse tegelema liiga vähe, rääkima liiga vähe, see on probleem, millest on justkui mugavam vähem rääkida kui rohkem rääkida, aga tegelikult ega ta kuskile iseenesest ei kao, ei lahene. Ja samuti loomulikult on küsimus erinevates nakkushaigustes, vaktsineerimises, teate väga hästi ilmselt, kui palju meil on siin võib-olla viimastel aastatel selle teemaga just seetõttu räägitud, et kasvab ka inimeste hulk, kes mingil põhjusel arvavad, et internetist ammutatud teadmised on kõrgemad ja paremad kui arstiteaduskonnas saadud ja läbi teadusarenduse ja läbi teadusuuringute välja töötatud soovitused, ehk et mis puudutab nii vaktsineerimist, mis puudutab erinevaid imeravimeid, mis reeglina on mürgid või siis paremal juhul kasutud asjad. Et ma arvan, sellise teadlikkuse tõstmine on ka kindlasti ülioluline. Ja rääkimata siis sellisest üle lihtsamast poolest, mis on suitsetamine, alkoholi liigtarbimine, kõik need küsimused. Et mis puudutab just sellist üle elukeskkonda, siis see digitaalne keskkond ehk kõik see, mida me saame internetist, ma pean silmas mitte ainult selles mõttes, et me seal liiga palju aega veedame, vaid ka see, mida me sealt loeme ja näeme. Ma pean silmas siis libameditsiini ilminguid, mis on see siis läbi mingite MMS-i tilkade või muu jama, et seda tegelikult peab riik igas mõttes kontrollima, reguleerima, teavitama, et tänased sotsiaalmeedia võimekused on ammu ületamas riigipiire, aga ka riik peab panustama sinna, et inimeste
ütleme siis, see info, mida nad ammutavad, vastaks tõele ja ei tekitaks vastupidiseid komplikatsioone. Aga loomulikult vaatamata, siin juba tuleb märge, et aeg sai otsa, aga ma natuke räägin veel, et vaatamata võib-olla siis teadmistel inimesed alati ei järgi kõiki soovitusi, et kipuvad ikka kas sööma liiga palju või liikuma liiga vähe ja kipuvad ka uskuma neid kohati, ma arvan isegi kohati inimene saab aru, et see, mis talle internetis kirjutab, on tõenäoliselt jama, aga näiteks kas ta ei saa parasjagu arsti aega või talle tundub, et ma vähemalt katsetan ja proovin või näed, sõbranna või sõber ütles, et töötab. Ja siis ta ikka proovib selle ära, et saada võib-olla ise ka aru, et halvemal juhul, nagu ütlen, paremal juhul ei juhtu midagi, halvemal juhul teeb enda või lapse tervise halvemaks. Et need on väga rasked juhtumid ja nendega tuleb, ma arvan, kogu aeg ühiskonnana tegeleda ja inimesena tegeleda, et kui sa näed ka su sõber või tuttav jagab mingisugust mõttetust internetis, siis ma väga tihti helistan ja kirjutan kellelegi, küsin, et kus sa võtad seda infot, et miks sa jagad mingisugust suvalist internetipilti, mis ütleb, et 3 tilka päevas hoiab sul silmanägemise eluaeg tervena, eks ole. Siis teadmisest ja teadlikkust üksi jääb väheks, et me kõik oleme inimesed, me kõik oleme ekslikud, me peame üksteise võib-olla vigu märkama, iseenda vigu märkama, enne kõige kriitilised oleme iseenda suhtes, aga ka hoidma neid, kes meile kallid on, meie kaasmaalasi, lähedasi, perekonda. Ja võib-olla siis mitte ainult keelusid ja käske täitma seetõttu, et need on ette kirjutatud, vaid just mõtleme selle peale, et miks need keelud ja käsud nii on, et miks on vaktsineerimissoovitused, miks on liikluspiirangud, miks on alkoholipiirangud vajalikud, miks on töö ja tervise mõttes ka tööohutuse nõuded kehtestatud ja tervisliku elukeskkonna nõuded. Et kõigi nende teemadega, ma arvan, teie tegelete igapäevaselt, mina tegelen igapäevaselt ja me kõik inimesena tegeleme igapäevaselt. Et muuta just keskkond selliseks, et tervislik valik ja oleks kõige lihtsam valik, et toetaks meid, nii keskkond tervikuna toetaks meid selles valikus, meie inimesed ümber toetaks meid selles valikus, riik toetaks, erasektor toetaks, et me jääks oma murede või küsimustega üksi, et see info oleks kättesaadav ja vajadusel, nagu öelda, et kui me ka ise teeme vigu, sest inimene eksimine on inimlik, siis oleks keegi hea inimene, kes sellele tähelepanu juhib. Sõltumata siis sellest, kui vanad või noored me oleme, sõltumata mis soost me oleme, rahvusest me oleme, et keegi kunagi ei suuda üksinda täiel määral oma tervises seista, aga kollektiivselt suudame märksa rohkem kui keegi eraldi. Ja soovin teile kokkuvõttes elavaid arutelusid, ilusat konverentsi. Täna on suurepärane ilm, mulle tundub, et ebatervislik valik on siin saalis viibida, aga ma loodan, et see tervislik ja tervist keskkonda toetav info ja mõtted, mis siit saate, kompenseerib siis selle aja, mis te siin siseruumides veedate. Aitäh teile, ilusat päeva!